Tere, minu nimi on Siret Lahemaa ja tutvustan sellist keskkonda nagu Nerdpod. Nerdpod on vahva veebilehekülg, millel on olemas ka oma rakendus näiteks Androidile ja Apple'ile, nende nutivahenditele ja millega saab luua erinevaid esitlusi, neid läbi viia juhitult näiteks õpilase seadmes ja sinna vahele veel pikkida erinevaid teste ja pärast nende andmed kokku koguda. Kõigepealt oleks vaja siis luua endale kasutajakonto või siis kasutada Gmaili andmeid. No mina valin selle viimase. Logimine peaks päris kiiresti õnnestuma. Nii, siit avaneb kohe siis avaleht, kus mul on võimalik valida kas My Library ehk minu raamatukogu juba olemasolevate failidega, liituda mõne hetkel käimasoleva esitlusega või luua oma. Mina valin praegu selle viimase versiooni. Nii, avaneb siis minu veebileht. Siin on näha juba loodud esitlused, erinevad proovid ja katsetused ja kui ma uut luua tahan, siis on mul võimalus siin alglõpsata sellele helesinisele plussmärgile, loo uus esitlus. Nüüd on mitu võimalust. Kas ma laen üles juba olemasoleva PDF või PowerPoint faili? Probleemiks võib olla see, et näiteks kui teil on PowerPointis erinevad skeemid, et ta natukene nihutab neid, ta muudab need JPG-ks ehk pildifailiks, siis ta võib nende välimust muuta. No näiteks keemia molekulide valemid, seal olevad indeksid muutis ta kõik sama suureks nagu valemi sees olevad tähed. Teine võimalus on siis alustada nii-öelda tühjalt lehelt, et siis pakutaksegi mul võimalus hakata nullist. Siis on võimalus otsida oma olemasolevate failide hulgast või laadida siis üles Dropboxist või Boxneti andmelaost. Mina valin praegu selle esimese tühja versiooni siit alumisest reast ehk alustan tühjalt lehelt. Teen sinna klõpsu ja avanebki mul siis väike selline juba 2 slaidiga esitlus. Tasuta konto puhul võib olla probleemiks see, et siia taustale jääbki see Nerdpodi logo, et kui see ei meeldi, et siis peaks ikkagi oma esitluse ennem valmis tegema üles laadima. Kõigepealt ma panen sellele nime ja siis hakkan muutma oma slaide. Teen klõpsu siia slaidile ja vajutan add ehk hakkan talle sisu looma. Nüüd sisu saan ma lisada erinevat add content'i alt. Näiteks võin ma üles laadida oma PowerPoint või siis PDF slaide, pilte, et erinevaid andmeid. Teine võimalus on siis luua tühislaid, kus ma saan lisada ise teksti, pildi või näiteks audio. Iga kord, kui ma olen selle siia slaidi peale lisanud, siis ma pean vajutama save. Praegu ma seda teha siiski ei taha, ma panen ristist kinni. Video võib lisada, selleks on mitu võimalust jälle, kas otsida arvutist oma failide hulgast või laadida üles Dropboxi, Boxneti või Google Drive'i pilves olevad failid. Et see ei ole see koht küll, mille kaudu saab näiteks YouTube'i videosid istutada. Siis võib siia panna audiot, aga selle puhul on nüüd küll see piirang, et kuna tasuta kontol on piiratud aja jooksul võimalus kasutada rohkem erinevaid võimalusi, siis see audio lisamine võib olla väga lühikest aega pakutav lisavõimalus. Nii, ja siis on näiteks erinevad slidishow'd. Jälle on võimalus otsida siis Google'i piltide hulgast või üles laadida Dropboxist, Boxnetist või Google Drive'ist oma juba olemasolev esitlus. Aga muudetakse see siis JPG-ks. Ja siis on veel siin olemas ka PDF, mis on täpselt samamoodi siis see prooviversioonina ja võimalus on lisada ka prooviversiooni ajal siis Twitteri hashtagi otsiv laivis või otse-eetris olev siis Twitteri stream. Veebivahenditega on täpselt sama häda, et tasuta konto puhul võib neid lisada ainult piiratud aja jooksul, et tasulise konto puhul siis ükskõik millal. Ja Add Activity on see koht, mille kaudu saab luua siis erinevaid küsimustikke, polle, teste või paluda siis näiteks õpilastel joonistada. Nii, mina valin siit praegu kohe selle avatud küsimustega
testi ja lisan siia ühe küsimuse. Nii, ma võin lisada ka siia pilti ma praegu ei lisa ja salvestan selle ära. Ta tuli siis siia kohe teiseks slaidiks. Nii, panen siis siia ka teiste küsimustike versioonid. No panen näiteks milline koduloom on kõige parem. Jälle võiksin siia lisada siis pildi. Ma saan siia erinevaid vastuse variante siis veel lisada. Ja kui ma olen oma testi või polli siia valmis saanud, siis ma vajutan jälle Save nupule. Slaidide asukohta saab siin ilusti muuta, täpselt sinna, kuhu ma soovin. Panen siia veel, siis Activity alt. Ka quiz on siis nüüd selline testi moodi, kus saab ära määrata selle, et kas, kui valitakse õige või vale vastus näiteks, et Hiiumaa on suurem kui Saaremaa. Õige vastus on ei ole. Ja ole siis võib ka siia lisada. Ja jälle ta ära salvestada. Quizi puhul on võimalik testi küsimusi rohkem seada kui üks. Ja joonistamise ülesanne on väga vahva, lisan ka selle siia. Nii. Joonistamise puhul on võimalik panna siia joonistamise alla üks pilt. Näiteks panete siia mingi skeemi ja palute seda täiendada. Küll võib ka täiesti tühja pinna peale lasta pildi joonistada. Nii kui kõik on tehtud, siis salvestada. Et nüüd mul on küll siin test ainult koos küsimustega, aga ma sooviksingi ennekõike näidata just neid erinevaid testiversioone. Kui ettekanne on kõik valmis, siis tuleb vajutada Done nupu peale ja seejärel pakutakse kohe võimalust esitlus ka avalikustada. Ma panen talle uuesti nime, sest enne ta võttis nime ära. Nii. Ütlen ka, et millise esitlusega on tegemist ja sobib näiteks ütleme 8. klassile ja paneme siis teaduslik esitlus on näiteks. Ja done. Nüüd on mu esitlus avalik, et ma saaksin seda hakata õpilastel näitama. Kui ma klõpsan siia esitluse peale, võtan Open, siis näen ma seda ja kui ma tahan, siis ma saan seda muuta. Siin üleval tuleb välja ka reports ehk siit alt ma saan kätte kõik testide ja küsitluste vastused ja preview saan siis eelvaatena vaadata, et milline mu esitlus välja nägi. Ja siit more alt tulebki valida siis see, et ma tahaksin seda praegu ette kandma hakata. Nii, valin siis live session ehk praegu ette tulev ettekanne. Nii, kohe see avatakse. Kui ma olen õpilane, siis ma lähen ka Airpodi lehele, võtan siis lahti äpi või rakenduse, valin siit üleval paremast servast Join Session ja pean siia kasti kirjutama siis numbri kombinatsiooni, mis õpetaja mulle annab. No praegu on hoopis tähed, on HLR, Q ja S. HLR, Q ja S. Ja okei. Nii. Nüüd on mul siin küll 2 akent lahti, aga ehk õnnestub ilusti näidata. Siin on nüüd õpilase vaade, kellel ei ole juhtimisnuppe. Ja siin on siis õpetaja vaade, kus on nupud slaididel liikumiseks. Kui õpetaja klõpsab järgmise slaidile, siis näitab ta siin, et praegu on üks nimetu õpilane liitunud. Ja kohe palutakse õpilasel panna oma nimi. Aga seda ID-d siis ei pea panema. Submit nupule klõpsates õpilane liitub esitlusega. Õpetaja vaates tekkis kohe sellel nimetule õpilasele oma nimi ja üleval vasakus servas on näha, et tunniga on liitunud üks õpilane. Nüüd on siis aeg esitluse juurde minna. Nii, kuna minu esitluses ei olnud ühtegi slaidi, mille pealt ma jutustada saan, vaid olid ainult testid, siis kohe see slaid
oli esimene küsimus. Õpilasel on ees siis selline küsimusosa ja siia peaks ta vastama. No. Ja kui ta saadab vastuse ära seal submit nupule klõpsates, siis läheb hetk aega ja õpetaja peaks nägema, et õpilane on ära vastanud. Nii. Ja milline vastus siis õpilasel on. Kui ma olen otsustanud seda jagada, siis share nupuga ma saan näidata ka õpilasele vastuse variante, mis on siis tulnud. Nii, lähen esitlusega edasi, vajutan siia parempoolsel nupule. Jälle oli mul siin vahepeal üks tühi slaid, enne kui tuli järgmine küsimus. Ja see oli siis selline poll-tüüpi küsimus, ehk tuli valida kõige, milline koduloom on kõige parem, on siis õpilasele ees küsimus. No, ma ütlesin, et mulle meeldib kõik, aga ütleme siis, et meeldib hobune. Jälle kinnitan oma vastuse ära. Ja õpetaja näeb kohe hetke pärast, et õpilased on siin ära vastanud. Kui õpilasi oleks rohkem, siis oleks ka näha, et milline loom võidab. Ja ma saan jälle share nupu abil jagada neid tulemusi ka õpilaste ekraanidele. Et kui on 10 õpilast ja igaüks valib erineva looma, et siis milline loom näiteks oli kõige meeldivam. Jälle esitlusega edasi minnes tuleb järgmine küsimus, kus oli õige või vale, et Hiiumaa on suurem kui Saaremaa. Õpilane ütleb, et näiteks valesti, et on küll, vastab ära. Ja õpetaja saab siis vaadata, et nii, et peaks aega minema, õpilane Siret vastas valesti, ehk on punane. Siin on ka näha siis mitu õpilast õigesti vastas ja mitu valesti vastas. Ja jälle ma saan jagada sellega õpilase ekraanile siis tulemuse, et milline oli siis kogu klassi vastamise tase. Ja viimane oli joonistamise ülesanne, joonista sinilill. Nüüd on õpilasel ees joonistamise väli, all on 2-3 lihtsat töövahendit ehk pliiats, kustukumm ja siis pildi lisamise võimalus. Et saab näiteks otsida ka oma sellest arvutist pildi, aga võib siis pliiatsi abil ka joonistada. No vaatame, kas õnnestub sinilill joonistada. Ega see puuteplaadiga joonistamine lihtne tegevus ei ole. No, leht. Natukene ikka sinilille moodi on, aga mitte võib-olla kõige ilusam. Ja siis, kui ma send nupule klõpsan, siis läheb jälle see õpilase pilt õpetajale, et peaks aega minema. Ja nüüd ilmub siis minu ekraanil õpetajana ka õpilase töö. Kui neid on rohkem, siis ongi neid ka siin rohkem näha. Nii, ja ettekanne ongi läbi. Rohkem slaide minul ei ole. Kui ma oleks nüüd pika tunni pidanud, siis õpilased oleks saanud aktiivselt siin oma nutivahenditega kaasa lüüa ja ma arvan, et meil oleks päris aktiivne tund võinud olla. Julget katsetamist Nearpoodiga, ta vajab veidi harjumist. Lähen siit praegu esitlusest välja. Vajab veidi harjumist, aga kindlasti tasub teda proovida oma tundides, kui õpilastel on juba olemas nutivahendid. Julgeid katsetusi!